tere hommikust, on 1. juuli. Veits dilemma sellega, et õues on nii ilus ilm. Oih, ma olen hakanud Office'it vaatama ja see on väga naljakas. Aga nüüd mul on see klassika Põhjamaade dilemma, et õues on ilus ilm, siuke tunne, et ma pean õue minema, muidu ma raiskan seda head ilma. Ei, siin on seltskond ka. Haul. Täna mul on barbecue tuju ja ma teen selle airfryeris. Emme oli mulle kunagi kaasa andnud kuskussi õpetusega ja see on nii armas ja vajalik vittu. Tere tulemast Coca-Cooli, ma näitan teile oma lemmikut tzatziki retsepti, mis on üli-lihtne. 1 pakk kohupiima, peaasi on see, et oleks palju valku, sool, tunde järgi, pipar, tunde järgi, juustloogupulber. Oih, pole hullu. Ma riidin see sisse kurkiga. Nii, ongi valmis. Proovi kerge. Milline masterpiece. Okei, on see aeg kuust ja jätkan siis nendega. Selle ma sain siis Coopsist. See on viimane Ärniblumi ost. Nii ilus. Jälle ma teen seda. Good morning, people. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga ma ostsin Itaaliast siis 3 sellist 2 pakki ja ma nüüd avan viimase. It has been a month. Üks asi, mis mulle mu kanvastajaga nalja valmistab, on see minu väike traditsioon iseendaga, et ma teen koopia oma esimesest väiksest pisipildist ja viimane on siis kui koopia. Sättisin end siis ilusaks, et tüdrukuga jalutama minna ja õues on täielik mürgel. Alati põhjakene, siin all on kapsas ka. Enne kuskus ja kana. Loogile. Mõtlen, kas võtta seda või siis see Total Relax. No nii, tere hommikust. Mul hakkas juba see igakuine naha ajamine, nii et naised teavad. Hea uus nahk. Ma ei tea, mis siin juhtus, aga mu püksid on mingit sitta täis. Palju parem. Oodake neid laikivaid põrandaid. Mul on suured lootused. Oh my god, aga sul on ikkagi 5 abikaasat. Sul on alles 8. Wow. Loogi. Close up. Yeah! Banaani kätte sööb. Lõhnab hästi. Aga see lõhnabki väga hästi. No tšau. Saatsin just siin sõbrad siis tagasi Tallinnasse. Nad tulid eile. Jah, nad tulid eile väga spontaanselt siis siia Soome. Mitte mulle küll, aga tegelikult Linnanmäki. Ja ma lahkesti majutasin neid enda juures ja see oli väga fun tegelikult. Selline väga lõbus aeg, me käisime reedel väljas siis. Panin vist ja nad võtsid siin vlogimist väga tõsiselt ja täna käisime Linnanmäkis. Ja ütleme nii, et ma olen mega väsinud kuidagi nagu vaimselt. Ma arvan, et see oligi kogu see adrekas. Võtsin ikka kogu selle 53 eurose pileti eest ikka võtsin kõik sealt. Et me käisimegi, mulle tundub kõik kohad läbi, mis väga võimalik ja me olime seal, ma ei tea, mingi 6 tundi äkki. See oli üks pikk päev, aga see oli väga lahe. Ja ma ei olnud Linnanmägis käinud, ma arvan, et üle 10 aasta tegelikult, kui ma nüüd hakkasin tagasi mõtlema, päris haige. Wow. No, millest me räägime?
see nüüd siia kaasa. Niidetud morulõhn. Võtsin siis takeaway'd, lähen haiglasse Nikiga lõunat sööma. Üks karp. Punamitsakese tunne on küll. Kogesin praegu hästi naljakalt seda, kuidas aju suudab keskenduda ainult ühele asjale ja ma kuulasin ühte voice message'it ja siis ma kõndsin mööda ühest pizza kohast või kebabi kohast ja nagu see sekund, kui ma panin kõrvaklapid peast ära, alles siis ma tundsin lõhna. Ma käisin Marimäe Kopas ja seal oli nii palju lahedaid asju tegelikult ja seal olid väga head soodukad ja kuna see oli outlet, siis seal oli kuidagi eriti head hinnad, seal oli üks käekott, mida ma olin varem tahtnud, oli ainult 45 € ja siis selle, et oleks veel tulnud 25 alla, kui ma oleks ostnud natuke veel, ehk siis tegelikult olid väga head hinnad, aga ma lihtsalt kuidagi vaatasin neid asju, käsi ei tõusnud ostma, ma ei tea miks, aga ma lõpuks tundsin ennast isegi paremini selle üle, kui ma lihtsalt ei ostnudki midagi, kõndsin siit välja. Oli esimene emotsioon. Vaarikane, siuke 3,5. Tere hommikust, ma olen näljane. Jäin tuppa lugelema veits, nii et võtsin ennast kokku ja nüüd on aeg minna trenni. Miks aga see oli ta nii raske trenn? Tere hommikust. Aga hommikusöök lihtsalt läbi pidada. Eile mu terve päeva tuju oli rikutud, sest et ma magasin hommikusöögi maha ja lihtsalt there's something about see laagripuder ja võileib hommikul, mis lihtsalt nii hea. Nii, kell on 8:45, ma olen teel juuksi, jätsin jälle kella maha. No super, sadama hakkas. Nii close, nii tähe ka. No, but he gets his favorite place before we keep that. Tere! Lähen juuksi, siis mul on täitsa 5 trenni nädal. Korjati autoga peale, oli nice, ma lähen käin pesus, siis kirjad lõuna ja tunni aja pärast me siis hakkamegi minema tagasi. Nägin just, kuidas see sama väike kajakapoeg pudenes kuskilt ülevalt alla. Tegelikult vist äkki tegi oma esimese lennu. Mul oli väga uhke näha seda pealt. Linnuudistest veel nii palju, et tuvid on kadunud oma pesast, nad on vist välja kolinud. Ma vaatan, mis siin toimub. Jõudsin lõpuks koju, kell on 5:30, õues on maks ilus ilm, on reede õhtu. Ja üle pika ja päike paistab, on soe, õues on mingi 25 kraadi. Patt on seda ära lasta, aga mulle tunnen, ma olen nii väsi, ma tahaks lihtsalt kodus olla. Ma teadsin, et see päev ükskord jõuab siia. Ma olen valmis nutma. Astusin siis korterist välja, panin ukse kinni, vaatasin, mis võtmed mul käes on. Tallinna võtmed, aga ma olen Helsingis. Ja siin on snapper lukud.
25 minutit ja 70 eurot hiljem. Muutuseks võtsin ühe PR-pakikese ära, see on Essie küünellakid, on uus Glass Nails seeria. Nii, esimene kiht on peal. Ma oleks vist pidanud selle võtma. Ma teen teise kihi sellega. Ma ei tea, mulle ei meeldi see toon. Ja võib-olla mulle ei meeldi üldse see stiil ka. Ja ma arvan, et asi on selles, et mulle lihtsalt ei meeldi mu küünekuju. Vaatame, kas need püsivad siis mul terve nädalavahetuse. Sest minu mälestus küünellakkidega on niimoodi, et see tuleb kohe maha põhimõtteliselt järgmisel päeval. Et pole mõtet väga palju vaeva näha. Kuna täna sai siis purksi viitsutatud, siis tegin endale salatipõhjakese. Kana airfryeris mõnu. Kodukootud tzatziki. Teate, ma ei tunne ennast liiga halvasti selle 70 euro pärast täna. See oli korraks, see möödub nähtus. Oleks olnud sellega nii palju rohkem teha, kui maksta onule 25 minuti eest. Aga it is what it is. It is what it is. Väga head. Tere hommikust! See on Heringa muuseumist sipiluga. Shampoo maasikaga. No, hakkab kohe juuma. Me ei olnud rahul oma salatitega seal üleval, siis me tulime nüüd väikeste snäkki sööma siia. Ma läksin full kareniks praegu, aga vaadake seda. See on see kanasalat, mille me tellisime. Kas see näeb välja, see on nagu see, mis me saime? Meil ei olnud muna seal sees, meil oli poole vähem kana. Okei, kanast ma ei öelnud midagi. Ühesõnaga, siis ma läksin alla ütlema, et vaadake, siin on meie salat. See tundus tühi ja me ei saanud aru, mis seal valasti on, aga meil ei meeldinud see salat. Ja siis ma sain aru, võtsin veel iPadi, vaatasin, et menüüs peab seal muna olema. Me ei saanud muna ja siis sain tasuta 2 asja, nii et hello, väike Toblerone šokolaad ja väikene pokkrõpsu. Väiksed võidud iga päev. Kurat, juba läbi on. Siin on õunakaneeli muuseus. See hoone seal on. Uni laud. No, täpselt. Hoopis vedel, näed. Jah. Ostsin järjekordselt tuubihambapastast, siis üks kratt varastus ära. Nii lõpuks siis kodus, kell on juba 9 läbi.
ma pean homme tööle minema üle reaalselt 4 nädala ja ma ei ole selleks üldse valmis. Ma ei viitsi üldse. Homme on üks hästi põnev asi tulemas ja ma loodan, et ma saan sellest varsti rääkida. Püüan normaalsel ajal magama minna. That's what she says. Reaalselt iga kord. Vaatame. Tere hommikust. Crazy hair. No hommiku jäin siis koju, sest siin on muna või juustuga. Panin selga selle kampsuni, nagu emme soovitas, hea õnne jaoks. Ma loodan, see läks hästi. Homme pean kindlasti kontorisse minema, sest muidu ma ei saa siin kodus küll mingit tööd tehtud. Mul ei ole üldse motivatsiooni. Riverist koostab pakike näo, ma selle koos. Ma tegelikult tean, mis siin sees on, aga tore on ikkagi alati kinkisi saada. Selline väikene tore pakikene. Mul on olnud viimasel ajal hästi kuidagi kuiv nahk ja ma siiamaani kasutan ka retinoli kreemi, mis on hästi kuivatav. Nii et see peaks olema super hüdreeriv, niisutav. Sikaplast, B5 seerum ja kreem. Suure herne sõbrana. Panin riisi hakkama, kanna hakkama ja ma teen magusapu kastma. Tegelikult Nick ostis riisikeetja ka, aga ma ei ole viitsinud seda veel õppima hakata. Ma lihtsalt tean kindla peale, et ma panen selle riisi sinna keema ja see saab valmis, aga riisikeetja. Ma tean, et see on tegelikult väga hea ja lihtne, aga ma lihtsalt ei viitsi. Ma täiega ehmatasin, mis siin on, aga see on vist muld. Ostsin mulda. Vaadake seda Monster murelit. See on reaalselt juba väikse ploomi suurune. Ma olen seda tuvi näinud nii kaua ja ma arvasin, et oleks... See on see naljakas hääl, mida ta teeb seal ja ma mõtlesin, et ma ei ole nii ammu näinud, ma olin täiesti kindel, et need tuvid olid seal ära kolinud, aga kui ma kuulsin nüüd läbi akna, et keegi teeb seda häält seal, siis ta on tagasi tulnud. Huvitav, ma ei ole teda sealt täiesti väga kaua näinud ja kuulnud. Huvitav, kus ta käis. Kas tuvid käivad ka nagu nädalavahetuse getaway'l või nagu... Kus ta oli ja kuidas ta nüüd tagasi tuli? Vist kui vahepeal vihma sadas, siis äkki käis kuskil mujal. Joo, ma olen saanud kuidagi töölainele, ma olen siin hommikuti nüüd tööd teen, kell on 2 ja ma vaatasin, et õues on mega ilus ilm, nii et ma ei teagi, kas minna päevitama. No nagu ikka, siis tunnist ajast sai 1,5. See on siin päikse käes ka 1,5 tunniga täiesti ära kuivanud. Ülimõnus, väga värske. Poes käidud. Läksin jälle liiga hilja, sain mingid kribalad sealt kasti põhjal. Kasutades ära siis ilmaolusid paneme või päikse kätte sulama. Siis muidugi tzatziki. Kartuliprõpp ka tehtud. No, this one's also quite cute. But these ones are like more popping. These are more like badge stickers.